Volvo on sedapuhku Genfi autonäitusel väljas väga põhjalikult sellepärast, et kõiki ruumi võimalikku vabu kohti täidab vaid üks mudel. Jah, nii ta on, et fookuseks sellel aastal on Volvol uus 5-ukseline luksuskompakt, mille nimeks on saanud vana hea tuttav V40 ja loetud tundide eest siin ta nüüd rahva ette esmakordselt publiku ovatsioonide saatel ka veeretati. On sellest põhjamaisest Volvost ikka kõik alles või läheb kuhugi see kaldenurk minema? Ma ei tea, võib-olla rohkem kuidagi mingi futuristlikum asja poole, et ma olen täna näinud siin selliseid imeautosid, millel auto nime ei oskagi anda, et rattad all, siis saad aru, et auto on ikka. No, Volvo jätkuvalt ikkagi ajab oma sellist skandinaavialike joonte ja skandinaavialiku luksuse teemad, kõik need materjalid, need jooned on tegelikult paljuski äratuntavad eelnevate Volvo mudelite pealt, kas või kui vaadata tagaukse juures olevat sellist iseloomulikku joont Volvo sportautolt B1800. Samamoodi tagaluuk meenutab siin ka samast ajastust pärinevat autot, nii et kui panna kõrvuti, siis tunneb paljuski ära seda, et mida Volvo on varem ehitanud ja mida siis Volvo fännid kindlasti ära tunnevad ja selle järgi oma valikut oskavad teha. Tundub niimoodi, et see kõige suurem uuendus, mis selle V40 puhul on, meile silma praegu ei hakkagi ja ma loodan, et seda ka reaalses elus kunagi mina isiklikult näha ei taha. Tegemist on siis avarii sellise ohutuspaketiga. Nii ta on, et lisaks kõigele sellele turvatehnikale, mis on eelnevatel Volvodel, on uuel V40 juures esimese nii-öelda selle klassi sõidukina ka jalakäijate turvapadi, mis töötab põhimõttel siis, et kokkupõrkel jalakäijaga andurid auto esiosas tunnevad nii-öelda kokkupõrke ära, selle peale paiskub umbes 15-20 centimeetrit üles kapott ning täitub turvapadi, mis katab auto esiklaasi ja kõige ohtlikumad osad seal piilarid, kuhu vastu tavaliselt siis, mille hoop nii-öelda vastu inimese pead võib saada saatuslikuks. Nii et ma pakun välja, et ega selliseid autofirmasid palju ei ole, muidugi seda NCAP-i 5 tärni tahavad kõik saada, selleks peab olema ka jalakäijate ohutuse peale mõeldud. Täpselt nii ja Volvo sinna suunas ka liigub. Võib-olla tasuks ära mainida ka see, et tagant otsasõidu vältimissüsteem City Safety töötab nüüd V40 juba kiirusel 50 km tunnis, mis on juba täiesti arvestatav linnakiirus, et tähelepanu hajumisel ei põruta siis Volvo juht niisama kergesti eelsõitjale tagant sisse.